The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tere! Mind peaks olema kuulda. Nonii, järjekordselt payrollsid. Seekord võib-olla vähem räägin, rohkem nuppe vajutan. Et vaatame, mis saab. Alguseks vaatame, mis siin oli ja mis toimus. Nii, nagu te teate, siis esmaspäeval olid avatud mõned tehingud, mis me tegime lahti. Tegime siis esmaspäeval lahti euro-jeeni. Tegime esmaspäeval reede, neljapäev, kolmapäev, teisipäev, esmaspäev. Euro-jeen tegime lahti, natukene siin langes, nüüd läheb ülesse. Stop-lossi saab juba siin päris korralikult üles tõmmata. Veel nagu kaitsta tehingut ei saa, aga liigume ilusti praegult selles suunas. Meil on aega, et payrollsid, aga siin ka. Nii, Ust-Jeen, see tehing, mis oli meil lahti siin eilsest esmaspäevast, see on siin lahti jäänud. Hetkel on siis toimumas korrektsioon ja arvatavasti siit täna liigub ülesse, mis siis annab meile võimaluse lisada juurde. Et siis arvatavasti lisamiskoht. Et siis lisamiskoht. Nii. Enne payrollsi küll ei taha siin midagi lisada juurde kohe hetke hinnaga, aga kui hüppab ülesse, siis kohe nõksti ja pai tuleb ära. Nii, ja Nael-Jeen. Nael-Jeen siis oli ostetud samamoodi esmaspäeval, ehk siis meie webinari ajal siin natukene liikus ülesse, aga kuna see on Nael-Jeen, siis mäletate, panin mingi stop-lossi panin 100 pippi peale, et siis kannatasin hästi ära. Nüüd samamoodi saab seda juba siin natsa tõsta, umbes, ma ei tea, lasta olla selline praegult. Siis päris veel kaitsta tehingut ei saa, aga näete hästi, et meil see buy limiit, see buy stop lahti ei läinud, see oli meil see tehingute püramiid, siin peaks ikkagi ilusti liikuma ülespoole, aga natukene siis siin naelaga on suht jaama olukord praegult, aga loodame, et see nagu on lühiajaline selline paus. Nii, oli veel lahti tehtud mul tehing siin esmaspäeval nael usti peal, ristumise koha peal ja ei õnnestunud, langes alla, et siis sain endale 35 pipi kaotust. Jah, 2 signaali, 2 korda valesti. Ja siin kohe teisipäeval tekkis uus signaal juba pai peale ja siin vaata hästi hoiab see MA20. MA20 hoiab praegult väga hästi seda asja ja läheb vastavalt sellele siis üles liigub ja arvatavasti siit tuleb mingi selline kõver selline liikumine ja üles, et kui nüüd ajaloo peale vaadata, siis siin kõver natuke üles ja siis alla, aga tegelikult kui nüüd ajaloo peale vaadata, siis läheb nii ja siis põrkab siit tunn üles umbes niimoodi. Et siis vaatame, mis siit saab. Enne siis non-farme ei tee. Ja siis oli meil avatud veel 2 tehingut, jällegi läksid halvasti. Ja siis S&P oli tehtud lahti. Siin all, siin sain lossi kätte ja siin ta tegelikult otsustas midagi raskemat ära teha. Umbes niimoodi nüüd see asi näeb välja. Et siis natukene kompleks korrektsiooni siia sisse tuli. Et umbes nii. Et siis väike kompleks asi tuli sisse, aga mis teha, see on kauplemine. Viga tuli ja Dow Jonesi peal tuli ka, siis müüsin esmaspäeval jällegi ja tõusis ülesse, aga sama lugu. Ei lähe mitte kuskile praegult. Ei lähe ta mitte kuskile ja mis siin võib tekkida?
siin tegelikult võis tekkida selline ilus selline liikumine, vot umbes selline. No vaatame, et mis siis sellest kõigest saab. Et kas ta nüüd on kolmnurk, ta ei ole kolmnurk. Jällegi kannatuse mäng. Nii, need olid miinustehingud, plussid on siis üleval veel. Kõik on hästi. Jookseb plussis, nii oota, teeme ikkagi õieti kõik, jah. As points, nii, punktide kaudu. Et siis profit, mitte ust. Nii, siin siis praegult euroust liigub suht ülespoole. Arvatavasti on suunatud, arvatavasti see non-farm siin mingit rolli täna ei mängi. Et see vastupanu saab läbi, et siis see vastupanu saab olla läbitud ja me läheme siit ilusti siis pikalt üles. Et see nagu rolli juba ei mängi, ta on siin suht suunatud suht ülespoole. Ja arvatavasti täna tehnika võidab ära ja kogu see langus siit on kogumas jõudu. Ja siis vaatame, kuivõrd läheb, et kindel on üks asi. See langus päevade peal on läbi. See on nüüd läbi ja nüüd on midagi siia tulemas, midagi, ma ei tea, midagi kõvarat või mitte kõvarat, aga midagi on siia kindlasti tulemas. Nii et suht ülespoole see asi on suunatud ja noh, elame-näeme, meil on 7 minutit aega ja ega me ei kiirusta kuskile, aga raha ikkagi hakkame teenima. Et milleks me siin ikka istume, mitte niisama ju. Raha on vaja teenida. Ust-käädi peal seda teha täna kahjuks ei saa. Ta siin teeb korrektsioonilist liikumist ja tal on täna ka oma NFP, nagu te teate. See kord 2 NFP-d langesid kokku. Meil on siis olemas Ameerika oma ja Kanada oma. Et siis mõlemad NFP-d on tulemas ühel ajal, nii et ust-käädi peal suht keeruline. Ainult kui on erinevas suunas see number välja tulemas. Mis me ootame siin? 195. Aga põhitähelepanu täna on, no okei, see number on küll tähelepanu väärt, aga vot see number, et siis average hourly earnings, et palju siis inimesed hakkasid teenima ja palju siis aasta lõikes ka, et ootavad, et need rahad, mis inimesed teenivad, need on siis kasvanud. Ja see on täna siis tähelepanu all, kas inimesed reaalselt hakkasid rohkem raha kätte saama või mitte. Kui nüüd see number ei õnnestu, siis siit võib tulla päris suurt langust. No tegelikult plaan on järgmine. Vahet pole, mis siit tuleb. Vahet pole, mis siit on tulemas. Siis plaan on mul selline. Et siis ust müük. Selline plaan on mul täna olemas. Kes mis ise mõtleb, et kes mis hakkab tegema. Et minu plaan on järgmine, et siis usti müük. Suht, noh, tegelikult ootan midagi 220, siis 1000 inimesi juurde. 3,8 lasta jääb see töötu number. Just boonuseid palka kasvu ootan väga tugevalt, et siis seda asja hakkame siin vaatama väga hoolega. Nii, et siis see selleks. Nii, palju meil on aega? Meil on aega jäänud natukene. Nii, US Jobs Report on tulemas, 195, aga see nagu rolli ei mängi. Mis siin võib joonistada praegult? Siin võib joonistada umbes sellist asja praegult. Ja siis kes tehnikat teeb, see ütleb, kuule, siin on lõppdiagonaal tekkimas, et näe veel natukene, siis läheb alla. Ei usu. Noh, pilt on küll ilus, aga ei usu. Nii, siis see läheb siia. See läheb siia ja arvatavasti täna siis kaupleme kohe. Nii kui number tuleb välja, ootama me siin midagi ei hakka. Ja läheb kohe paugutamiseks ära.
Noh, meie lemmikpaar, jah. 10 kuud konsolideerimist euro nael. Sinna, edasi-tagasi, virvarr. Okei, nii, kus võiks mis siin teha? No ausalt ütlen, täna tahan panustada euro-eini peale, siin juurde panna. Ja siis tahaks panna euro-usti, et siis tegelikult siin teate nagu Foomsi peal, teate selline asi. Nagu Foomsi peal, et kui pilt on selge, siis isegi kui tuleb siia tagasi tõmme, et no võib ka proovida tegelikult, kas teooria siis on õige või mitte. Aga teeme nii, kuulge, et mis me siin ikka istume. Kuna pilt on suht selge, numbrit välja ei hakka ootama, panen pai ära, et ei karda. Uudist ei karda. Ja oota, miks ta ei anna? Siis uudist ei karda ja kuna terve nädal, siis reede, neljapäev, kolmapäev, teisipäev, ainult esmaspäeval siin väike tagasitõmme toimus vastavalt sellele liikumisele ja siit tegelikult terve nädal on suunatud ülesse. Et siis mis veel? Noh, okei, kui ta nüüd siit alla läheb, siis mis me teeme? Tegelikult teeme sellise nõksu. Et siis pending, order ja buy limit. Et siis kohe oleme nõus ostma veel. Noh, sammuga 30, nii, place, no nii, et siis nii, ootan, vahet pole, mis siin juhtub, panen nii ja siis panen edasi nii, et siin eriti siis ei karda seda liikumist. Noh, vaatame, kas minu mõtted on siis õiged. Teate, mäletate, oli selline Fooms, millal ma ütlesin, et kindel asi, et ma ei tea, millal eelmine kord, kui me kauplesime seda Foomsi kolmapäeval õhtul või siis üleeelmine kord, täpselt ei mäleta juba. Siis kõik oli jällegi kindel ja tehingud paigas. Nii, et siis vahet pole, mis siin jällegi, kui number arvatavasti tuleb positiivne. Ehk siis siit hakkame lisame juurde, mingi lisakoht on meil siin. Ma ei tea, kas keegi hoiab veel seda ustiini või ei hoia, et arvatavasti vist nii kaua keegi oma tehingut siis lahti ei hoidnud, jah. Et siis, tegelikult, teeme siis niimoodi, et siis siin on siis buy stop ja 110.90 siia place. Täna on puhas kauplemispäev, mul on mingi hea tuju. Ma ei tea, magasin hästi, sõitsin jalgrattaga, ei tea. Lihtsalt hea tuju. Nii, see selleks. Ja nüüd, mis me teeme? Mis me teeme? Jääme ootama. Meil on pool minutit aega. Nõks. Oota, veel üks paar. Auto NSD. Nii, auto NSD siis teeb praegult korrektsiooni. Okei, seda küll ei hakka kauplema, aga siin kindlasti tuleb kasv, et näe. Paar on valmis. Paar tegi korrektsiooni ja paar on väga valmis. Et kes auto NSD tahab teha, see võib teha. Nii, 5 sekki aega. Ja läheme siia tagasi. No nii, vaatame, mis juhtub. Arvalt lendab alla praegu. Oi, lendas kohe ülesse. No näed sa. Nii, aga siis buy limit meil pole vaja. Mis siin tuli? Mis siin tuli? Näe, buy limiti pole vaja. See on halb. See on halb meie ustiini jaoks, see on halb, aga no što делать? Vaatame. Nii, ustkäed, siis mis siin numbritega tuli. Kiiresti, Forexi kalender, tee meile uuendust. Nii, tuli ära. Näete, oota. Unemployment rate 4%. Oho, ootamatu number. Ja ei kasvanud palgad. Väga negatiivne asi. Palgad ei kasvanud nii nagu oodati. Oi. Aga see tuli nagu ootasin. 213.
nii, kes siis võidab täna? Kas see number või siis see number või siis need 3 on negatiivsed. 4 on negatiivne, 0,2 negatiivne, 2 ja 7 on negatiivne. Mis käädist tuli? Kääd on ka halb number tulnud välja. Nii, mis me teeme siis? Käädil halb number. Sama halb number ka käädis. Nii, kääd ei puutu praegult. Nii, ust. Nii, vaatame siia. Nii, eurojeen. Nii, siin on okei. Siin veel ei ole okei. Nii, eurojeen on kõige parem tehing. Nii, okei, saime 200. Nii, siis saime seda, mis me tahtsime. Saime seda nii palju. Aga unemployment rate siis... see on siis 4% ja see on ootamatu. See on väga ootamatu. See on väga halb. See on siis ootamatu, väga ootamatu number. Nii et nägite, me oleme hetkel kõvasti plussis. Mingit paanikat ei tohi meil tekkida. Nii, NSD ust lihtsalt lendab rahulikult. Nii, see audust samamoodi. Palju siin 20 pippi läks. GPB ust, no vot, GPB usti aeg on ka nüüd käes. Aga GPB usti peale vist, no ma ei tea. No davai, GPB ust ka siis lahti. Vaatame, kes lendab rohkem. Nii, meil on 2 ratsu. Euroust ja naelust. Vaatame, kes neist annab rohkem raha sisse. Nii, siis see siis see on siis selline. See las, ma ei tea, delete. Nii, see siis delete. Nii, ustjeen. Siin kasvab. Nii, meie tehingud siis. Meie tehingud. Nii, 2 tehingut lahti. 20 pipi profitit ja natuke veel. Nii, aga kõik kasvab tegelikult, näete. Nael jeen ikka paneb. Siin arvatavasti saame lahti. Vot see nüüd tehing on nüüd küsimärgi all. See on nüüd küsimärgi all. Selle tuustutame ära. Aga eurojeenis paneme juurde. Siin. Nii, take sama koha peale. Nii, see stop loss läheb siia kaitsmiseks. Kas on täna huvitav kauplemine või ei ole? Öelge mulle, andke mulle mingit tagasiside. Nii, see läheb siia. See siin vaatame. Nii, ratsu läheb varsti, jah. Oi, kui ilus küünal. Nii, las ta nüüd praegu natukene anname aega. Anname aega nüüd sellele asjale natukene mõelda. Nii, kuld ka. Miks mitte kuld? La. Nii, praegult on üks miinuses. Nii, vaatame. Nii, miks mitte kuld? Ja kuld, näete, see, mis me siin joonistasime, see nagu hoidis, mitte eriti hästi küll hoidis, aga hoidis. Või hoiab siiamaani. Hoiab, aga kuld ei reageeri. Nii, reageeris küll. Siin võib asja lugeda, no, meil on ju kulla kaupleja meil on olemas ja kui nüüd H4 vajutada, siis H4 peal on see pennanti kuju. Nii, see on siis pennanti kuju. Pennant. Ja kuna tegu on siis pennantiga, praegult siit veel välja panna midagi ei saa. Liigume siin natukene Dow Jonesi peale. Väga huvitav. Dow Jones reageerib praegult, teate mille peale, mitte töötunumbri peale, vaid ta reageerib meil praegult sellele. Palju juurde inimesi palgati, nii et siin praegult ei tegele asjaga. Siin ei tee. Bitcoin on jama. Nii, S&P siin ka reageerib praegult üles. Nii, Silver, nii, see on siin selles vahemikus, see on see soovitus. Nii, ratsu euroust ja ratsu naelust. Nii, ratsu euroust võidab praegult. Aga vaatame edasi. Praegult on kõik ilusti liikumas. Ma ei tea, kas saavad NSD siin hakkab ka ilusti liikuma. Hakkab. Nii, ustkäed, vaatame. Nii, ustkäed tegelikult on kõige nõrgem. Noh, kes seal võib-olla käedi kauples?
see siis arvatavasti, noh, kui nüüd vaadata, siis Eurocad on siis arvatavasti tegemas vot seda. Eurocad on tegemas siis raketti praegult. Et siis CAD-i uudised olid suht halvad. Mis halvad? Lood olid väga halvad. Mis ta siin on? Employment, näe, employment ka, aga siin ka töötu number kasvas 0,2%. Ja ikkagi see mängib täna rolli, et siis kõige olulisem number on täna see. Et siis unemployment rate. No rakett läheb. Nii. Ja peaaegu vist, ma ei tea, siin ikka läheb väga tugevasti. See asi on suunatud nüüd selle 1,33,20 peale. Nii, 35 pippi juba siin käes, 10 siin, euro. Kuulge, meil on juba 50 pippi käes. Palju kätte saame. Meil on juba väga palju käes. No nii, aga arvatavasti, siin liigub nüüd päris korralikult. Nii. Keegi järgi tegi midagi. Näe, kokku on 62 pippi. Palju siin, 10 minutiga. Vot see on see, kui on olukord suht kerge. Ja kui asi liigub. Lõpuks ometi, ma ei tea, kas 3. katse non-farm payrolls on see või 4. Aga lõpuks ometi asi liigub. Ja asi liigub nii, nagu seda oli plaanitud. 65. Ma ei tea. Esimene reaktsioon on arvatavasti käes. Et siis esimene reaktsioon on käes. Nii siis saime. Väga hästi. Nii, esimene reaktsioon on käes. Saime 60 pluss pippi kätte. Euro-jeeni proovin. Mul 2 nädalat pausi olnud. Olen tagasi võidik. Helen rahu liikub täna. Võtab seda asja. No, väga hästi. Ega siin kiirutstada pole kuskile vaja. Kiirustada pole siin kuskil vaja. Või on vaja? On küll vaja. Me tahame veel pippe korjata. Me ju täna pipime täiega siin. Nii, mis ma siin veel? Ma siin vajutan veel on mobiilid telefoni peale ka siin natukene nuppe. Miks mitte? Aga praegult on paus. Esimene reaktsioon on meil kätte saadud. Selline tunne täna vist isegi M5 peal tuleb väga lühiajaline selline paus. Ja siis me kaupleme edasi. Niisiis, Ustijeen, jah. Ustijeen arvatavasti praegu langeb, aga see tehing on meil kaitstud. Nii, see tehing on meil kaitstud ja me siin suurt midagi ei kaota. See on hea. Nii, selle tehingu püramiidi ma siis rikkuma ei hakka. Seda buy-stopi ja kõik need asjad. Nii, Helen, aga miks sa kuulda ei tee? Miks ma tahan kuulda seda? Nii, näete. Näe, liigub siis siin praegult allapoole. Liigub siis praegult siin allapoole. Nii, mis meil siin oli? Meil oli siin see euro-ust. Nii, euro-ust näete, enne NFP-d sisse, praegult siis siin kinni. Nii, naelust siis siin. Praegult täpselt tipu peal. No, euro-jen vist, kas ta nüüd oli siis siin, jah? Nii, euro-jen ka siin natukene võtsime, aga kokkuvõttes on päris palju tulnud. Natukene, jah, vist täna siis seda korrektsiooni isegi M5 peale ei ole tulemas. Või ikkagi on tulemas. Tahaks, teate, kuskilt siit, mingi 17.4.
nael võib teha siin ja noh, naela peal ka tahaks kuskil jälle 32.5 peal panna. Et siis, no nii, las ta siin olla praegult selline. Nii, kuld. Üles käis, alla käis. Tiliseb aisakell, lumikell. Nii. Ma ka tunnen, et ta ei ole valmis, aga ma arvan, et kui ta siit sellest kolmnurgast läheb läbi, siis ta liigub ka edasi. Meil ju ilusti, vaata, see joon meil hoidis väga ilusti. Ma ei tea, kus ma üldse seda võtsin. See on mingi, kus ma seda võtsin, seda joon? Ei saa aru, et ta peab ju siit läbi jooksma. See on mingi küsimärgi all, kust ma seda asja üldse võtsin. Ei tea. Ausalt ütlen, ei tea. Miks nii? Nii, euro tegi meil hea pausi praegult. Nii, siin, euro ja see käed küll täna langeb. Nii, aga arvatavasti on tulemas see paus, mida ma ootasin. Nii, väga hästi. Ja nii, andke mulle veel korra sisse minna. Siin ja igal pool veel tahan. Nii ja nii hea. Palju praegu tippe saime? Nii, 8, 14, 22 ja siin 38, 60 pippi, vähe. Tahan 100 saada. Siin poole tunniga tahan 100 pippi saada. Nii, selleks on kõik olemas. Natukene kannatust, inimesed. Nii, räägime millestki. Küsige mingi küsimus. Ma tean, Kaupo peab kindlasti küsima praegu. Ei küsi. Okei. Nii, las ta tuleb nüüd siia, kuhu mina tahan. Nii, 10 pippi alla. Siin ka, no andke see liikumine siia. Andke see liikumine nüüd siia, vähemalt natukene alla. Ahah, faktaauto helistas. Teate, mun koormarihm lendas mulle vastu katust autole. See oli täitsa uskumatu. Sõitsin lauluväljakul. Siis mingi reka sõitis ees ja siis midagi lendas lihtsalt. Politsei sõitis ees ja lihtsalt sõitis edasi, et nagu midagi ei juhtunud. Aga plaks käis selline, et oli kuulda igal pool. Armastan Eesti politseid. No siis kahekesti rekajuhiga seal paberid korda. Mul auto läheb siis, autokatus läheb töökoja. Nii. Sell limiit 18.30 ja buy lim alla 1.7. Kaupo alla 1.17 asi läheb. Asi nüüd alla 1.17 sellise numbriga nüüd me siin 1.17 me siin juba ei näe vist päris kaua aega. Et see, mis sa siin pakud. Ja selli ma küll ei paneks. Et siis kui nüüd sell on kahtlane praegult. No täna on kindlasti kahtlane sell, et see, mis sa siin pakud. Et siis, nagu te näete, reaalne konto, kõik on okei. 18.30, et palju see on? Siit. Aga miks siit? See kogu langus on läbi. Kogu langus, näe. See suur langus on läbi. See tähendab ühte asja. See saab ületatud. See ei mängi rolli nüüd mingisugust. See nagu nii liigub umbes niimoodi praegu. Näe, pomm. Näe, sul tuleb selline. Su sell-limiit peaks olema mingi. Su sell-limiit peaks olema mingi selline. Noh, oota. 18.5. Ahah, okei, see on vale.
ma arvan, et su õige sell limiit peaks olema umbes selline olema. Et kuskilt siit on mõttekam. See 18.3, see on raha äraandmise moment. Et ma kindlasti ei tahaks, et sa teeks seda sell limiiti siit. Kui sa stop lossi paned siia, siis lihtsalt need 20 pippi, mis sa siin oled nõus kaotama, siis pigem anna need mulle ja ongi nagu asi korras. Et me siin ikkagi raha teenime. Nii, aga raha teenimismoment on tekkimas varsti. Nii, 6 pippi, 5 pippi veel ja läheme jälle sisse. Nii. See, mis me tahame. Pippimine on selline asi, et siin tunne järgi, peenikese tunne järgi siis paneme. Nii, kas sell limiit võiks täna liikuda või pikama ajaga? Ma arvan, see 18.80, 18.90. See peaks tulema siis järgmine nädala lõpp või siis ülejärgmine nädal, et see arvatavasti nad siis nii kiiresti seda meile ei anna. Nii, aga kannatus on kannatus ja nii, aken lahti, pippimis, nii, nael on valmis, nii, nael on valmis, nael on valmis, nii, nael on pai, no siis ka euro on valmis, siis ka euro on pai, nii, need on tehtud, nii, siis M5 siin, tünn, siis New Order ja euro-yen läheb tagasi töösse. Nii, meil on siis uuesti 3 tehingut lahti tehtud. Võib-olla euro-ustiga läks natuke valesti. Võiks kannatada ikkagi ära, et võiks ikkagi ära kannatada, jah, seda siin mõned pipid. Et see 18, see arvatavasti tulemas, see on siis tulemas, ma ei tea, järgmine nädal lõpp või ülejärgmine nädal, et siis ega see nii, tegelikult olen näinud neid liikumisi ka ühes päevas, 170 pippi, 200 pippi, 180, 190 pärast peirolli, aga väga kahtlane, et täna juhtub selline asi. Ma arvan, et täna sellist liikumist me siin kindlasti ei näe. Nii, aga me siin raha teenime. Praegult mitte eriti, praegult on siis meie tehingud natuke miinuses. Ja siin natukene see ajastamine oli natukene valesti. Aga ladna, mis siin ikka. Et nii siis lend üles, retracement, klassikaline NFP liikumine, vastavalt kõikidele õpikutele, nii, käed arvatavasti lihtsalt on täna, ma ei tea, pigem teeks käedi, aga kaupleme siin Ameerika asja, et siis, käed ikka, jah, palju ta siin kaotas, siin on mingi 100 pippi, Vapši läheb, nii, okei. Nii, kuld ei lähe, jah, kuld ei lähe, ladna, kuld ei lähe. Nii, Dow Jones ikka, nii, see ka nüüd ei lenda, vaatame. Nii, eesmärk on saada veel 40 pippi kokku, jah. Arvan, et see on täitsa reaalne, nii, see ei lange, sest arvatavasti kogu see struktuur on okei. See vist hoiab ja läheb siit edasi. Nii, euro-yen, nii, see on ok. Nael yen ei ole veel ok. Hästi, et ta siin tegelikult, jah, eile lahti läinud. Oota, palju eile oli? 86 ja meie tehing oli 89. Nii täpsemalt minna ei saanudki. Nii, siin on 10 pippi profitit, siin on väike miinus 70. Nii, sa ei arva, et euro just võiks kukkuda kanti korraks? Ei, rohkem ei kuku. Oota, 1.16, see on see.
See on liiga alla. No võib-olla, kui hakkab, kui mõtleb kukkuda no vot, ma ei tea, vot see tundub nagu, see tundub võib-olla, aga mitte päriselt. Aga vot see 16, see tundub väga kahtlane. Kui ta nüüd nii palju kukub, siis ta ka lihtsalt kukub edasi ja siis kogu see langus siit on veel elus ja läheb üles. No kes siin Fibot kaupleb, see arvatavasti. Aga Fibo järgi ka, et langeva Fibo järgi 61 on juba läbitud ja ma arvan, et ikkagi ma arvan, et see koht on ikkagi languse lõpp suure tõenäosusega. No, teid on juba siin 2 tükki, kes arvavad 16. See on väga hea. See on väga hea, sest kõikidel peab olema oma arvamus. Kui oma arvamust ei ole, siis kaubelda on suht keeruline. Nii, kellele meeldis tänane kauplemine, see annab patsu. Kellele ei meeldinud, nendega näeme esmaspäeval, siis hakkab meeldima. Nii, nii, mis meil on? Meil on praegult nael natukene ei taha meil kaasa minna, ei taha. No okei, las ta natukene rohkem langeb, nii jah. Ja siin natukene ei kannatanud, 6 pippi ikkagi võiks siit palju paremini, jah. Sain seda, mis sain, 1.32.5 ikkagi tuli siit, jah. Kurat küll Annesi. Ja 50 tuli ära siit, natukene 56, vale number. Siin eurohusti peal natukene, jah. Siin kui pipid ikkagi pead palju täpsemalt ikkagi sisse minema. See siin natukene lohakas kauplemine oli, aga no mis teha. Nii, siin tõuseb väga hästi. Siin siis peaks tõusma palju kiiremini. Siin ka peaks tõusma või see, no siin tõuseb, nii, see on loogiline. No, kellegi ei meeldinud, jah. Ma siin üksinda kauplen. Okei. Selle kustutame ära praegu. Selle kustutame ära. Nii, 16. No okei, oota. 16. Teate, millal võiks tulla 16? Ma ei tea. Ma ei ütle teile, et keegi ei ütle mulle. Tagasi puhkusest. Nii, kus sa käisid? Kus sa meil käisid? Mina ei puhka, õiged kauplemismehed ei puhka. Meeldis ikka, aga alguses ei jõudnud nii nobedalt tehinguid avada. Katrin, kõik on ees. Ära karda, me teeme neid webinare veel ja veel. Eurotrip Baltimades. No näed sa. Väga hea, väga hea. Nii, aga Katrin, aga mis sa jõudsid teha? Kirjuta meile, mis olid su mõtted olid, mis mõtted sul olid? Millised ootused võib-olla sul olid? Nii, Eurotrip on väga hea. Istud autosse ja paned. Mul oli eelmine esmaspäev Eurotrip selline. Ma tegin ju webinari autos. Ärkasin kell 5. Sõitsin Vilniusesse ja tagasi. Aga tagasi juba sõitsin lihtsalt nagu lennukiga, et tahtsin meeletult koju saada. Et siis Vilnius Tallinn oli väga hea aeg. Või väga kiire aeg, täpselt ei tea. Nii, jah, okei. Nii, mis meil on praegu? Praegu ei liigugi, jah. Saime selle, mis me saime. Teate, selline tunne, see usti langus on nüüd plaanitud selle kella 5-ks. Arvatavasti siis, kui kell 5 tulevad õiged mehed kauplema, siis ka tuleb järgmine laine langus. No siin nagu näha on, et see tegelikult siin hommikul juba
pandi eurooplased panid natuke ülesse, siis konsolideerisid kuni siis NFP-ni. Siin võib ka sellist asja joonistada, näiteks näe. Siin võis sellist asja joonistada. No, see on vale tegelikult. Vot õige joonis on selline. Et siis õige joonis oli selline. Ja kui selle joonise järgi teha, siis me tegime kõik väga täpselt. Nii. Kui me nüüd lähme laiali, siis ma need tehingud arvatavasti jätan lahtised. Ikkagi mingid stop-lossid ka peale panen, jah? Peaks ju panema. Me paneme NFP peale siin stop-loss. Paneme siin ka NFP peale stop-loss. Vaatame, mis juhtub. Nii, kuna nael on suht selline, no see oli siia ka, et NFP peale stop-loss. Nii, selleks. Ja nüüd jätkame show'd siis. Praegult siis midagi muud ei liigu. Siin on üldse huvitav asi, jah? Nii, aga tegelikult mis siit võiks saada? Siit võiks saada siis järgmine liikumine ülesse. Et see, mis ma siin joonistasin, arvatavasti, kuna ta nüüd siin 2 nädalat järjest konsolideerib, siis õige aeg on siis ka siin üles hakata liikuma. Ma arvan niimoodi. Ma arvan küll niimoodi, jah. Palju ta siin retracementit on teinud. Sellest suuremast lainest on peaaegu 50% tehtud, nii väga hästi. Keegi seda pokkeri maailma turniiri vaatab või ei vaata. Praegult on 2C päev täna algamas. Tahaks ise ka mängida. Aga veel vist ei mängi. Veel vist ei mängi. Kuidagi ei lähe, jah, praegult. See ka praegult kuidagi. Nii, nafta siin natukene seisab. See, mis me ootasime. Siin on kahtlane tunne, ma ei tea, kas nüüd kõik on läbi või ei ole või veel tuleb üks väike nõks või ei tule seda nõksu, et kes seda teab. Nii, euro-rubla, mis see siis veel on, see mingi huvitav joon. No okei, siin on sama lugu, et siis see nagu vastu ei hoia. Et siis rubla läheb siin põksti mingi järgmisel nädalal on siit oodata umbes sellist liikumist. Dow Jonesiga tahaks ikkagi ilmsesti midagi ette võtta, aga siin on jah kahtlane, et tahaks müüa. Et ikkagi tahaks müüki panna, aga samas nagu müüki veel ei saa panna. Siin on mõned kahtlusmomendid veel olemas. Noh, mõtlesin, et liigub palju kiiremini täna, aga ei liigu praegult. Aga euro on kõige parem liikuja. Siis Audi suhtes liigub, naela suhtes liigub, CAD suhtes otse loomulikult ja NSD. Et tegelikult meie panus on praegult okei. Noh, euro usti müük on siis kõige parem tehing, mida tegelikult praegult sai avada. Kuna euro on väga tugev. Ma vaatan, mis nael. Nael on Audiga terve nädal ühel tugevusel. CAD suhtes nüüd on kindel asi. Ja siit tuli haamer. Kes taha? GPB, NSD, H4 haamer. Siit siis siia. Noh, ma ei tea. Vahet pole, mis me teeme. Kauplemisvõimalus on kauplemisvõimalus. Haamer on haamer. Kui pikka haamrit me siin näeme? No. Nii. Jalka hakkab vist tunni aja pärast. Peab ette valmistuma.
ma olen Brasiilia poolt ja Uruguay poolt, nii et Prantsusmaa peab kaotama ja Belgia samamoodi, et siis Uruguay, Brasiilia on poolfinaal minu meelest. Nii ja sellel siis ma arvan, et siis siin ei hakka siin midagi liikuma, et siis kui meeldis, siis teeme tulevikus veel, aga siis esmaspäevani paneme ennast kirja webinariteks ja kaupleme edasi, raha teenime edasi, 60 pippi on väga hea tulemus, et siis näeme esmaspäeval kell 9, kes ei saa vaadata kell 9, vaatab salvestust, aga paneme ennast kirja, et saa vaadata salvestust ja saata YouTube'i link nii endale. Aga siis head nädalavahetust ja tšau, tšau!